Tere kõigile, minu nimi on Mikk. Täna on teemaks Nõu-Grundi meteoriidikraater. Nõu, uus, Grund, maa-ala Madal. või madal. Miks selline nimi, tuleb küsida siis nende käest, kes selle nime panid. 1995 hakati siis huvi tundma, et miks laevad jäävad madalikule või mis merepõhjas ikkagi olla võib. 1998 siis Kalle ja Märt Suuroja alustasid uuringutega ja nüüdseks on valminud täielik seismiline kaart merepõhjast, mida pärast siis saame arutada, vaadata. Ja ta on üks paremini maailmas säilinud meteoriidikraatreid ja seda uuritakse ka rahvusvaheliselt. Aga no kujutage nüüd ette, et meie planeedile tuleb nüüd üks külaline umbes nagu sünnipäevane, lilli ja komme pole kaasas, sajab sisse umbes niimoodi nagu 200 000 Hiroshima aatompommi plahvatusega võrdeliselt sajab sisse, ise kaalub muidugi 3 miljardit tonni rauakivimi 1 kilomeetrise läbimõõduga diameetriga siis meteoriit. Et noh, kui ma arvasin, et riigieelarves on üks kõige sügavamaid auke Eestis, siis ma eksisin. Ja kui teie arvasite, et see Vana-Tooma kellamäng oli Raekoja platsis üks esimesi suuri pauke Eestis, siis te ka eksisite. Aga üldiselt ta ju, praegu me muidugi näeme teda siit Osmussaare loodest kuni Suure Pakrini sinna väikse selle Krasisaareni. Ta on ikkagi mõõtmed, et 10 vana linna selle meteoriidikraatri, selle meteoriidi plahvatuse jõust, see kraater on ju 20–25 kilomeetrit ümbermõõduga. Tallinna vanalinn oli 2,35, et 10 korda suurem pindalalt kui Tallinna vanalinn, minu arvutuste kohaselt. Ja ta tuli ju 40 kilomeetrit sekundis. Aga muidugi te teate ju, et 535 miljonit aastat tagasi, 1000 korda 1000 on miljon, et me oleme 2000 aastat elame siin, teame, et meie ajaarvamine hakkas siis Jeesus Kristuse sünnist, aga neid on nagu 1000 korda 1000 ja 5 korda niimoodi. 535 miljonit aastat tagasi oli meil siin kliima, oli nagu kasvuhoones, spa, eks, ja algolendid olid dinosauruseid, polnud ammu veel näha, ja olid algolendid, siis trilobiidid ja teised. Ja siis see ürgmanner kuidagi nüüd 535 aasta jooksul tõsteti siia. Ja noh, muidugi neid jääaegu oli seal palju vahepeal. Noh, viimati teame, et 3 kilo jäämassi oli peal meil maapinnal. Ja see sulas ära ja maapind tõusis. Kuni 300 meetrit on rannapiirid nihkunud ja sellepärast ongi meil klingid ja terrassid ja selline pinnamoodi. Ja siis ka seda eraldunud gneisbrechtšat, millest vist räägib Merle hiljem rohkem. Siin on kivimeid, hiljem vaatame. Eraldus sealt hästi palju ja siin on gneisbrechtša kivimeid, kivistisi. Ja muidugi meenub kohe ka Kaalikraater, mis tegelikult oli alles kuskil nii 2000 aastat enne Kristust. Et inimesed isegi mäletavad, et päike kukkus alla ja see on mõnevõrra väiksem ja nüüdisaegsem. Aga see Nõu-Grundi meteoriidikraater on tõesti hämmastavalt võimas lugu, mida minu arust väga vähe teatakse. Ja ma lihtsustatult vist näitaksin teile ka siis seda kaarti, ühe võib ringi käima, mul on üks identne on veel siin. Et siis, mida me siit pärast saame täpsemalt näha, et ringvalli diameeter on siis 7 kilomeetrit, kuna ta siit Osmussaare loodest kuni Suure Pakrini tuleb, ta on veidi piklik, ütleme ta siit on kuskil 2, 3, 4 kilomeetrit see ringvall ja siit on võib-olla isegi 9. Aga võtta see diameeter on 7, siin keskel on sett, et siin on kõige 1–10 meetrit vett, sellepärast ongi laevaprakkega näha. Ja seal oli keeruline laevadel sõita, sügavus on siis 50 meetrit sellel ringvallil. Ja siis tõesti ta on ikkagi väga suur on see ja sellest on
väga palju säilinud ja seismiline kaart, siis siit saame võib-olla paremini näha seda, et Osmussaar on siin, võib lähemale tulla. Ja ma arvan, et sellega ma praegu lõpetan. Võime asja üle arutada või küsimusi siin küsida. Aitäh!